Lapsehoolduspuhkusega ongi nii, et see on tegelikult väga hea, et sellised asjad üldse on võimalikud, aga tegelikult hetkel, kui ma hakkan mõtlema, et see isapuhkus on 10 päeva, siis tegelikult see tundub natukene vähe, kuna nii palju, kui ma olen kuulnud, siis igasugused need stressid ja see kohanemine ning see kõik on nii suur maht ja nii palju on võtta sealt, et kindlasti võiks tegelikult see olla natuke pikem aeg. Et kas või heal juhul 6 aega, et isa saaks võimalikult palju ka väikese lapsega koos olla. 3 lapsega peredele makstakse lisatoetust, et see on ikkagi suur panus sellesse protsessi. Ja näiteks ütleme, lapsed sünnivad, on ju sünnitoetused, on riiklikud, on kohalikelt omavalitsustelt, et see tegelikult võiks ju täitsa olemata olla, aga siiski see on ja kindlasti on see väga tänuväärne. Ja, vastsündinute puhul küll ei ole. Meie oma peres ei tunne, et midagi oleks vajaka või midagi oleks puudu, et see ema palk või vanema palk on, vanemahüvitis on väga hea. Ja see on piisav hetkel minu arvan. Eesti väljakutse on leida viise, kuidas soosida ja toetada laste saamist ning võimaldada lastevanematele paindlikkust töötamiseks ning hoolduskoormuse jagamiseks. Täna on Eesti unikaalne riik, kus lapsevanemale makstakse 1,5 aastat 100% hüvitist tema varasema palga järgi. Pärast seda võib lapsevanem veel 1,5 aastaks koju jääda, tööd kaotamata. Veelgi paindlikumaks töö- ja pereelu ühitamiseks jõustuvad aastatel 2018 kuni 2022 muudatused, mis täiustavad vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi. Vaata vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi muudatuste kohta www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kasvage koos. Maailma kõige paindlikuma ja heldama vanemapuhkuse ning hüvitiste suunas.